Tere kõigile, kes on siis leidnud täna aega tulla kuulama meie terve seedimise webinari. Mina olen Lea, olen Coral Clubi sõltumatu turustaja ja siin Coral Clubis olles saab ikka nii palju head informatsiooni ja sellist tervet tarkust, et ma olen nagu väga-väga rahul kuulumisega Coral Clubi ja oma teadmiste eh, suurenemisega lihtsalt, nii et tõsiselt tore kogukond, tore firma ja nii palju huvitavaid asju. Ja tänase webinari teema ongi siis terve seedimine. Ja ma panin siia pealkirjaks, et see võrdub assimilaatoriga, sellepärast et kui ma seda materjali ette valmistasin, siis tõesti ei ole paremat kompleksi seedimise toetamiseks kui Coral Clubi assimilaator. Ja mis puudutab nagu üldse toidulisandite valikut nii Eestis kui ilmselt ka väljaspool Eestit, siis kui sa oled nagu ühte firmat kasutama hakanud ja siit häid kogemusi saanud, siis puudub igasugune vajadus leida mingisuguseid teisi toidulisandeid või uurida, kas kuskil on veel miski parem, mis võiks kehale mõjuda paremini, nii et assimilaator on siis jälle üks sellistest toodetest, mis toimib täiesti kvaliteetselt ja ei vaja siis mitte mingisuguseid asendajaid või konkureerivate toodete otsimisi. Nii et terve seedimine, see võrdub assimilaatori kasutamine ja lihtsalt nii on. Ja kes siis pole varem Coral Clubi tooteid väga kasutanud, siis siin on ka pilt, missugune see purk siis praegu meil välja näeb. Ja esitlus ei ole täna slaidide hulgalt väga pikk ja panin selle sisu kokku siis selliste teemadega, et lühidalt seedimine kui protsess inimese kehas, siis mis asjad on siis need ensüümid, millest peamiselt juttu tuleb ja kolmandas pooles, mis toode on Coral Clubi assimilaator ja mida head ta meie kehades siis teeb. Kui ma ei olnud veel Coral Clubi tulnud, siis minu jaoks oli seedimine võrdusmärgiga toidu väljutamine kehast. Ja kui ma ütlesin, et mul seedimine töötab hästi, siis see tähendas seda, et ma käisin regulaarselt siis tualetis toitu väljutamas. Aga ma ei teadnud selle seedimistegevuse teist poolt, et toidu väljutamine on siiski selle seedetegevuse lõpptegevus ainult. Ja sellepärast ma otsustasingi selle slaidi siia panna, et võib-olla keegi, kes kunagi kas või järgi kuulab, saab ka siis oma teadmist nagu konkretiseerida selles teemas, et seedimine tegelikult on kogu toitainete imendumise ja omandamise protsess. Ja seedeelundid on siis sellised elundid kehas, mis töötlevad mehaaniliselt ja keemiliselt toitu ja imendavad ja väljutavad siis mitteseeditavaid jääke. Nii et seedimine töötab hästi siis, kui keha saab meie sissesöödud toidust kätte kõik toitained, mis seal toidus on ja kasutab need toitained kenasti keha igapäevaseks elutegevuseks ära ja väljutamine töötab ka hästi ja siis me saamegi öelda, et meie seedimine on korras. Seedetegevuses osalevad siis seedeelundid
ja need on suuõõs, neel, söögitoru, magu, peensool, jämesool ja pärasool. Kui minna nüüd natuke detailsemalt sinna peensoolde, siis tegelikult peensool jaguneb veel omaette osadeks, aga kes tahab, uurib seda siis juurde, et kuna käesoleva teema kontekstis ei olnud nii detailne lähenemine nagu vajalik, siis ma seda siia välja ei toonud. Ja tegelikult seedimistegevuses osalevad veel süljenäärmed, maks ja kõhunääre ning sapipõis ka, ehkki need ei kuulu otseselt siis seedeelundkonda. Ja ma panin siia slaidi peale kirja veel selle, millistes seedeelundkonna osades siis meie toitainete imendumine toimub ja kõige rohkem toitaineid imendub üldse peensooles ja tema erinevates osades siis. Aga tegelikult algab juba mõnede toitainete puhul seedimine ehk siis imendumine ka suuõõnes läbi suuõõne limaskesta, näiteks nagu lihtsüsivesikute ja B12 vitamiini imendumine. Siis mingil määral toimub imendumine maos, ehkki küll maomahl on niivõrd kange kontsentraat, et väga palju imendumist seal nagu toimuda ei saa, kuna lihtsalt see maomahl võtab ensüümide aktiivsuse maha. Ja kui toit liigub edasi siis peensoolde, siis seal imenduvad kõik komplekssüsivesikud, valgud, vitamiinid, mineraalid ja rasvhapped. Ja järelimendumine, jälle selline veidi teisejärguline imendumine toimub ka veel pärast peensoolt, aga see on jälle nii palju siis selline nagu peentegevus, et seda jälle nagu välja otseselt ei tooda toitainete imendumise koha pealt. Nii et selline lühiinformatsioon siis seedimisse protsessi kohta. Siis, mis need ensüümid siis on, mis meil täna nagu peamiselt teemaks on ja mis rolli nemad kehas mängivad? Ensüümid on sellised ühendid kehas, et need aitavad kõige sellises laiemas sõnastuses, nad aitavad lihtsalt kehasse tulnud toitaineid lagundada, vedelamaks teha ja kehale imendumiseks sobivasse vormi muuta. Ehk siis, kui keha tahab midagi lagundada või ühendada või konsistentsi muuta, siis on vaja ensüüme. Ja ilma ensüümideta toimuks kõik väga aeglaselt või ei toimuks üldse. Jällegi siin koralklaabiga seoses või ka lihtsalt vahel enda silmaringi jaoks juurde lugedes olen ma aru saanud, kui tark on meie keha üleüldse ja keha alati kohandub meie tegevustele. Kui me anname sinna kehasse midagi ebasobivat liiga palju sisse, siis keha, ta võib avaldada vastureaktsiooni, aga ta kohandub ikkagi meie otsustele. Täpselt samamoodi ka vastupidi, kui me jätame talle midagi andmata, ta jälle kohandub ja nagu toimib edasi omamoodi. Mis tähendab siis seda, et ensüümide seisukohalt on täpselt sama. Keha toodab ensüüme suhteliselt palju ise, aga ta toodab neid täpselt selle järgi, kui palju me midagi sisse sööme. Ja see, kus kohast keha nagu informatsiooni saab ensüümide tootmise kohta, see sõltubki sellest, millist infot siis kas siis närvirakud või soolestikurakud kehale annavad. Ja ensüümide tootmine nagu sõltub siis sellest, millist toitu me sööme, siis kui palju me toitu närime
Kas me kasutame ka toidu lõhna näiteks toidu valikul? Öeldakse, et isegi mõte toidust juba käivitab mõningate ensüümide tootmise, siis meie tarbimisharjumused. Siia juurde käibki just see täpselt, et kui me oleme harjunud sööma midagi pikka aega, siis keha hakkab ensüüme tootma vastavalt nendele harjumustele. Ja kui me väga järsku neid harjumusi muudame, siis tekivadki sealt need ensüümide puuduse reaktsioonid, millest täna ka juttu tuleb. Nii et niimoodi see ensüümide tootmine toimub ja ensüümide tootmine algab siis, kui kehasse siseneb toit ja lõpeb siis, kui keha selle ühe toidukorraga saadud toitained on kõik imendunud. Kui aga me sööme näiteks väga tihti, mis tähendab siis seda, et me anname kehale kogu aeg ainult toitu juurde ja juurde, siis selline olukord ajab ka selle ensüümide tootmise keha jaoks veidi sassi ja meil tekivad jällegi keha siis nagu soovib hakata kohanduma meie otsuste järgi, aga meile tekivad siis jälle need ensüümide olemasoluga ja või puudumisega seotud niisugused märguanded, millest me siis saame aru, et midagi jälle meie toitumises on valesti. Nii et kehale meeldib selline regulaarsus, loomulikult meeldib talle tervislik reaalsus ja mida paremini me siis oma toitu valime ja regulaarsemalt sööme, seda paremini oskab keha sellega arvestada ja suudab siis selle ensüümide tootmise hoida nagu sellises õiges koguses. Ja see esimene lause siin slaidil ütleb, et ensüümid on valgulised molekulid, mis kiirendavad keemilisi reaktsioone ilma, et nad ise protsessis ära kuluksid. See tähendabki nagu seda, et ensüümide tootmine lõpeb siis, kui toitained on imendunud ja algab uuesti siis, kui tuleb uus kogus toitaineid. Kui üldiselt keha siis toodab ensüüme ise, siis tegelikult on erinevaid põhjuseid, miks selles kehas ensüüme nappida võib. Ja ma tõin need põhjused siia ära ka, võivad olla siis geneetilised põhjused, samamoodi toitainete olemasolu üleüldse, et kui me ikkagi peame mingisugust karmi dieeti või oleme üldse paastu peal või sööme väga ühekülgset või näiteks töödeldud toitu, siis täpselt samamoodi keha meil toitaineid ei saa, järelikult ka ensüüme ei teki. Siis seedetrakti ja kõhunäärme tervis üleüldse, kuna kõhunääre on päris mitmel juhul ensüümide tootja tootmiskoha rollis, siis kõhunäärme probleemid ja kõhunäärme haigused pärsivad ka ensüümide tootmist ja sel juhul siis tulebki neist puudu. Siis elustiil, alkoholism ja suitsetamine eelkõige, samamoodi ka siis selline pikaajaline või sage ebatervisliku toidu söömine, igapäevane stressiolukord, aga ka vanuseline tegur. Nii et eakamatel inimestel keha lihtsalt ei tooda enam piisavas koguses ensüüme ja tulebki appi võtta lihtsalt toidulisanditest saadavad ensüümid. Nii et see olukord lihtsalt on selline, nagu ta on ja kuna me elame jällegi väliskeskkonna tingimustes, me saame igasugust mõjutust oma väliskeskkonnast, nii vaimset mõjutust kui ka looduse poolt füüsikalist mõjutust, siis need ensüümide tootmist mõjutavad tegurid on lihtsalt meie ümber ja nendega tuleb arvestada. Ja assimilaator siis, meie seedeensüümide kompleks. Nüüd lähemalt tutvustan siis neid ensüüme, mis selles kompleksis on
ja kokku on neid 8. Ja ütlen siinkohal ära, et assimilaator on rohkem mõeldud valkude, süsivesikute ja rasvade seedimise toetamiseks. Vitamiine ja mineraalaineid ja teisi mikrotoitaineid see assimilaatori kasutamine nüüd otseselt väga ei puuduta, küll aga on seedetegevus meie kehas siiski kompleksne ja mõjutatud on omavahel kõik tegurid. Aga siis täpsemalt nüüd assimilaator. Esimene ensüüm, mis tema koostises on siis proteaas ja proteaas on selline ensüüm, mis lõhustab siis valke. Selle lõhustuse tulemusena tekivad peptiidid ja aminohapped ja need siis aitavad valku paremini omastada. Inimese kehas proteaasi toodetakse siis maos ja kõhunäärmes ja kui erinevatel põhjustel on kehas proteaasi puudus, siis inimene tunneb puhitust, tunneb valkude puudust ja tunneb siis lihtsalt raskustunnet pärast söömist. Siis järgmine ensüüm on amülaas. Amülaas on süsivesikute lõhustaja ja ta lõhustab siis süsivesikuid väiksemateks suhkruteks, mida keha suudab paremini omastada. Ja need väiksemad suhkrud, mis tekivad siis lõhustusprotsessi tulemusena, on maltoos ja glükoos. Amülaasi toodetakse süljenäärmetest ja kõhunäärmest ja amülaas on siis selline ensüüm, mis hakkab juba toimima süljenäärmete kaudu. Ja see tähendabki seda, et süljenäärmed hakkavad tööle siis, kui inimene toitu närib või mälub piisavalt kaua, siis tekib sülg ja süljest siis see ensüüm hakkabki nagu kehasse juba või hakkab juba tekkima ja aitab siis seda näritava toidu toitaineid kehasse viia. Nii et närimine siis imendumise koha pealt, amülaasi koha pealt vähemalt on väga tähtis. Ja kui siis kehas on amülaasi puudu, siis jällegi tekivad puhitused, energiatase on madal, tekivad seedehäired, tekib suurem magusaisu ja võib tekkida halb hingeõhk. See tulebki sellest, et inimene ei näri toitu korralikult ja tekib siis vähe seda sülje amülaasi. Ja kui süsivesikud korralikult kehasse ei imendu, siis sellest ka tekib see madal energiatase. Me ei saagi nagu toidust seda energiat kätte ja täpselt samamoodi võib tekkida suurem magusaisu. Siis järgmine ensüüm on laktaas ja laktaas on siis selline ensüüm, mis väga hästi aitab laktoositalumatusega inimesi, sellepärast et laktaas ongi laktoosi lõhustaja. Laktoos võib teinekord olla ka geneetilise päritoluga, mis tähendab seda, et ta tulebki kaasa nagu kaasasündinuna, vähemalt andmed ütlesid niimoodi. Ja kui inimene omandab siis laktoositalumatuse, siis tegelikult laktaasi juurde võtmise kaudu saab ta süüa korralikult kõiki piimatooteid, mida ta muidu ei saaks. Ja laktoositalumatus tegelikult esineb päris palju ja laktoositalumatuse sümptomid ehk siis laktaasipuuduse sümptomid on siis jällegi puhitus. Nagu näha, on siis puhitus üks sagedasemaid selliseid seedimishäirete näitajaid, aga võivad veel tekkida krambid, kõhulahtisus, iiveldus, ebamugavustunne,
nii et inimestel võivad olla erinevad tunded, aga võivad olla siis põhjustatud kõik sellest laktaasi puudusest. Ja laktaasi toodab siis meile peensool oma limaskesta rakkudes. Järgmine ensüüm on tsellulaas. Tsellulaas on samamoodi süsivesikute lõhustaja, aga tsellulaas on ensüüm, mida keha ise otseselt ei tooda. Ja tsellulaasi saabki siis ainult kas peamiselt toidulisandist või saab teda mingil määral fermenteeritud toidu söömisest ja keha mikrobiomi bakterite elutegevuse tagajärjel. Aga need kogused on üsna väikesed ja üsna sellised mitte mõjusad ja sellepärast tuleb tsellulaasi võtta sisse siis toidulisandi kaudu. Aga tsellulaasi puudus võib ikkagi tekkida ja annab see siis märku jälle gaaside näol, puhitiste näol, kõhulahtisuse näol, soolekrampide näol ja tsellulaas iseenesest aitab meil lõhustada siis kiudaineid soolestikus ja kõik need häired, mis tulevad, ongi siis sellest, et kiudaineid tekib kehasse või me sööme sisse liiga palju, aga lõhustajat kehale ei anna ja tekivad siis kiudainete üleküllusest tingitud häired. Siis järgmine ensüüm on maltaas. Maltaas on süsivesikute lõhustaja. Ja maltaas on tegelikult ensüüm, mis tekib siis, kui amülaas, mis oli siis eelmisel slaidil iseloomustatud, kui amülaas on oma tegevuse lõpetanud ja maltaas tekib siis, kui kehasse tekib lihtsuhkur ehk maltoos. Ja maltaas aitabki siis seda maltoosi veel omakorda väiksemateks suhkruteks lõhustada. Ja niimoodi keha saab siis lõpuks sellest süsivesikust kätte kõik, mis sealt saada on glükoosi näol. Aga samamoodi, kui maltaasi on puudu, tekivad jälle gaasid, tekib kõhulahtisus ja pärast süsivesikute söömist võib tekkida väsimustunne. Ja maltaasi toodetakse keha poolt jällegi bensooles. Siis järgmine ensüüm on lipaas ja lipaas on meil siis rasvade ehk lipiidide lõhustaja. Need rasvad lõhustatakse glütserooliks ja rasvhapeteks ja niimoodi saab keha neid edasi kasutada kas energiaks või siis uute rakkude tootmiseks. Ja lipaasi toodetakse kõhunäärmes, aga selle lipaasi toimimise jaoks on vaja ka sappi, mis tähendab seda, et kui sapipõis näiteks puudub, inimesel on ära lõigatud, et siis lipaasi juurdevõtmine jälle toidulisandi kaudu on üsna oluline. Ja kui inimesel on siis lipaasi puudu, siis tekib raskustunne pärast rasvase toidu söömist, siis väljaheide on vale konsistentsiga selline õline ja kui sapipõis on ära lõigatud, jah, nagu ma ütlesin. Ja kaks viimast ensüümi siis papaiin ja bromelaiin, mõlemad on valkude lõhustajad kehas ja mitte kumbagi keha ei tooda. Ja kust keha siis saab papaiini? Saab tegelikult papaiini saab siis papaiast ja bromelaiini saab ananassist. Küll aga ei ole see ensüümide nagu saamine nii lihtne, et võtame aga papaiat ja ananassi ja sööme ja me olemegi need ensüümid saanud.
et need ensüümid, mis kehale nagu soodsalt toimivad, need tekivad siiski tööstusliku töötlemise tulemusena ja papaiini saadakse hoopiski toorest papaiast. Ja see on siis selline papaia piim või koorealune vedelik ja papaiin hakkab papaiast eralduma siis, kui kooresse tehakse mingi selline kriimustus või tehakse see koor katki ja siis koore alt saadakse seda. Aga ilmselgelt me ei söö toorest papaiat ja ega me sealt isegi toore papaia söömisel seda papaiini korralikult ei saaks. Nii et ikkagi papaiini saame siis, kui see on sealt papaiast nagu eraldatud ja töödeldud siis toidulisandiks ja saame toidulisandi kaudu. Küll aga on papaiin ka, ütleme niimoodi, ensüümi väliselt väga hea seedimistegevuse toetaja ja ta on toetaja just sellepärast, et sisaldab väga palju looduslikku kiudainet, sisaldab looduslikke suhkruid, on väga kõrge veesisaldusega ja sisaldab veel looduslikke antioksüdante. Nii et igal juhul küpse papaia söömine on kasulik ja täiesti soovituslik. Ja kui lõunamaades käime, siis seal ilmselt on papaiad selline igapäevane toode poes. Eestis, vähemalt siin maapiirkondades, küpset papaiat leiab vähe. Küll aga kui seda on võimalik kuskilt saada, siis võiks seda oma menüüs väga kindlalt hoida. Ja mina konkreetselt saingi papaiaga tuttavaks ka ühel lõunamaa reisil ja olen siin nüüd Eestis seda tegelikult ikkagi otsinud ja mul on üks väga tore selline isiklik varustaja, kes aeg-ajalt sõidab meie linnast läbi ja toob siis papaiat, väga head küpset papaiat, nii et mina väga selles papaia puuduses ei olegi. Ja soovitan kõigile ikkagi otsida, hankida ja süüa. Ja bromelaiin siis ananassist saadav ensüüm. Jällegi bromelaiini ananassist saab ananassi varre osast ja varre ekstraktist, jah. Ja noh, ananassi vart me ei söö, küll aga lugesin ma, et kui me sööme ära selle ananassi tugeva sisu, selle, mille me tegelikult ananassi viilust tavaliselt välja lõikame või vähemalt mina lõikan välja küll, et kui see sisu ära närida või blenderis katki teha ja ära süüa, vot sealt saab siis mingil määral seda bromelaiini. Aga jah, ma arvan, et lihtsam on ikkagi võtta seda läbi toidulisandi kui see, et hakkad siin poolvägisi seda ananassi kõva sisu sööma. Ja panin siia NB veel ka bromelaiini juurde, et ma arvan, et see pole üldse mitte vähetähtis fakt, et bromelaiin tegelikult vastutab liigse rasva põletamise eest kehas. Ja kui me hoiame siis seda ensüümi endal korralikult kehas, siis tegelikult aitab see meil keharaskudet vähendada, nii et tasub proovimist igal juhul. Aga jah, keha ise kahte viimast valku ei tooda või seda ensüümi, vabandust, et kahte viimast ensüümi ei tooda ja saame siis ainult toidulisandist. Ja kui me nüüd vaatame Coral Clubi kodulehel seda assimilaatori toodet, siis lisaks sellele, et seal on välja toodud iga ensüümi puhul tema
sisaldus milligrammides on olemas ka iga ensüümi aktiivsusühik, mis näitab seda, mitu milligrammi ainet suudab ensüüm ühes minutis lagundada. Kui see fakt tundub huvitav, siis võib minna kodulehele vaatama ja seal on aktiivsusühikud on siis erinevad ja nad on kõik seotud spetsiifiliste ensüümidega. Ja need arvud on seal ikkagi mõnede ensüümide puhul väga suured ja mida suurem on see arv, seda mõjusamat toimet ta näitab. Näiteks minu meelest papaiini aktiivsusühik oli midagi, kui ma nüüd õigesti praegu mäletan, oli 800 000 ühikut, et ta on tõesti üliefektiivne siis selles seedetegevuse protsessis, mida ta mõjutama on pandud, ehk siis valkude lõhustajana. Ja niimoodi saab seda aktiivsusühikut vaadata siis kõikide nende ensüümide koha pealt, nii et täitsa huvitav informatsioon ja teisest küljest ka väga hea näitaja selle koha pealt, kui tõhus ja toimiv on tegelikult ikkagi see komplekstoode üldse. Muud koostisosad peale ensüümide siis assimilaatoris on A-vitamiin ja D-vitamiin ja nendel on siis selline roll, et kaitsevad limaskesta ja seedetrakti tervikuna ja samamoodi soodustavad siis ensüümide kaasamist seedetegevusse, nii et selline toetav roll. Siis kapsel on tehtud taimsest tselluloosist ja veest ja korralklaap üldse on nüüd järjest rohkem kasutanud taimsest tselluloosist tehtud kapsleid lihtsalt sellepärast, et veganid saaks ka neid kapsleid siis tarbima hakata. Siis täiendavalt on siia kapslisse lisatud veel peenestatud koralliliiva ja ühelt poolt see koralliliiv samamoodi toetab ensüümide tööd, aitab oma aluselisuse iseloomuga hoida pH taset ja annab siis meie kehasse täiendavaid looduslikke mineraale täpselt selles koostises, nagu see koralliliiv endas sisaldab. Ja veel on siis abiainena magneesiumstearaat, mis on siis sellises rollis, et ta aitab vältida selles kapslis siis pulbriliste osade sellist kokkukleepumist. Nii et tema kogus on väga vähene, aga nii palju piisab, et hoida seda kapslisisu siis kvaliteetses konsistentsis. Ja need olidki siis assimilaatori põhilised koostisosad. Ja kokkuvõtlikult, kellele assimilaator on mõeldud eelkõige? Kõigepealt on mõeldud siis inimestele, kellel on seedetegevuse häired ja kui siin paar slaidi tagasi sai loetletud erinevaid häireid, mis tekivad siis ensüümide puuduse kaudu, siis tegelikult neid häireid me tunneme päris palju. Ja nende häirete ilmnemisel esimesena võiks mõelda ikkagi, kas meie kehas on piisavalt ensüüme ja katsetada siis ensüümide lisamisega oma toidule või siis toidulisandi kaudu. Ja kui siis abi ei saa seedimisprotsessis, siis võib edasi vaadata. Nii et seedetegevuste häirete puhul, siis laktoositalumatusega inimestele, nagu sai ka räägitud, et meie assimilaator siis sisaldab laktaasi ja laktaasi olemasolul saame süüa kõiki piimatooteid, mida me siis tahame. Siis vanemaealistele, kelle ensüümi tootmine on vähenenud, et kas me tahame või ei taha, aga meie kehad vananevad ja ikkagi mitte ainult ensüümi tootmised ei vähene, vaid vähenevad ka igasugused muud protsessid kehas. Ja sellega peab lihtsalt arvestama ja õnneks on meil assimilaator, mis kogu seda vähenemist kompenseerib. Ja siis inimesed, kes lihtsalt soovivad toitainete imendumist parandada. Et kui vaadata oma toidulauda,
oma toiduvalikut ja teiselt poolt siis tunnetada, kuidas toimub meie seedimisprotsess, siis aeg-ajalt ei ole kindlasti ülearu assimilaatorit kasutada lihtsalt sellepärast, et kogu seda protsessi kehas kvaliteetsemaks muuta. Ja muud kasulikku ka veel, mis ma leidsin, et assimilaatori toimet saab jälgida lausa reaalajas ja internetist on tegelikult leitav selline katse tegemine assimilaatori kapsliga, kus võetakse üks toit, noh, näiteks kas või mingisugune puder, selline paraja paksusega või paksem puder ja sinna sisse puistatakse ühe assimilaatori kapsli sisu ja kui nüüd hakata seda segama, seda putru, siis mida rohkem segada, seda silmnähtavalt vedelamaks läheb see pudru konsistents. Ja lõpuks ta lähebki nii palju juba vedelaks ja see, et noh, kui ta meil kausis on, siis keha seda omastama ei hakka, eks, aga näitliku materjalina on näha, kuidas kehas toimib see assimilaator pudruga täpselt samamoodi ja ensüümide toimel see puder lähebki nii vedelaks, et imendumine kehasse toimub palju-palju lihtsamalt ja palju kergemalt ja kehale palju vähem energiat nõudvalt. Ja siin paar päeva tagasi ka meie hõbemeister Mari-Liis Kajari tegi oma Facebooki ajajoonel täpselt samasuguse katse, nii et kes tahab sealt Facebookist vaadata, saab reaalselt vaadata siis seda assimilaatori toimimist, nii et minu meelest väga hea näitlik video ja tõestab siis seda päriselt ka selle ensüümide segu toimimist. Siis korraklaabi assimilaator on tõesti seedetegevuse tõhus ja usaldusväärne abiline ja nii nagu ma juba alguses ütlesin ka, et ei ole vaja otsida muid seedeensüüme, vaid lihtsalt korraklaabi tooteid kõiki saab usaldada ja meie kehale on ta väga-väga tõhusaks abiliseks. Ja hetkel on siis korraklaabis assimilaatoril ka soodushind, nii et ilma kliendikontota on 10% soodushind 32,63 ja kui teha veel kliendikonto, mis tegelikult mingisugusteks täiendavateks ostudeks kohustust ei tekita, siis kliendikonto hind on 26 eurot ja 10 senti. Nii et minu meelest on tema igat oma eurot ja senti väärt ja kui meie seedimine töötab hästi, siis on meie meeleolu hea, meil on energiat ja meil on tahtmist iga päev teha ainult häid tegevusi ja tõesti, me tunneme ennast väga-väga hästi. Nii et sellega saigi siis kogu informatsioon otsa. Kas keegi tahab midagi küsida või täiendada?